Raamat. Tiimuks. Ne? Kenelt leiutas siukse huvitava, või noh, ta ei leiutanud, ta leidis ühe väga huvitava retsepti, mis on, kuidas seda siin nimetati? One pan sushi, one pan sushi mingi värk. See on nagu on võileivatort, see on nagu sushi tort, aga siis sa lõikad selle väikesteks tükkideks, nii et sa ikka võtad pulkadega nagu sushi tükki, aga see on alguses siukse plaadi kujul peal, et sa paned kõik asjad kihiti ahjuvormi sisse ja surud niimoodi kokku ja siis pärast pöörad ümber ja lõikad tükkideks. Ja siis on siuke väga teistmoodi leiutisretsept, mida teha. Me eile juba tegime ühe korra, aga kuna meil jäi enamus asju alles, siis me teeme täna ühe korra veel. Siin tuleb kasutada sushi riisi siis ja Kenelt pesi selle veel ekstra puhtaks. Ja nüüd hakkab sushi riisiga tegelema. Mina lõikan kurki. Ja lõikame ka uue avokaado valmis. Meil oli natuke veel ilsest alles, aga ostsime veel juurde ka. Siis on vaja veel rohelist sibulat. Peame selle laua peale valmis. Siis muidugi veel lõhe ja toorjust. Selline hästi lihtne, aga tõesti imemaitsev. Ja pärast peale veel seesamiseemneis ja selle rohelise sibula sinna, siis see näeb väga kaunis välja ka. Apollo sai endale hiiglasliku kondi täna. Apollo, näita, mis sul on. Näita. Tule näita kondut. See suure loodusliku närimiskondi, mida ta nüüd siin jahvatab. On suur kondu, jah. Ja tal on mingi selline kiiks või noh, ta igat asja peab tulema siia vaiba peale sööma. Kui me üritame ta põranda peale anda midagi, siis ta ikka lõpuks salaja hiilib seal vaiba peale, et tal on vaja kuskil pehmel seda süüa. Nii et nüüd ta alati sööb siin vaiba nurgas. Kuidas maitseb Apollo?
võib-olla, kuidas maitseb? Tegelikult on meil veel üks uus kiisu, keda ma ei olegi meie vlogides näidanud, kes tuli meile suvel. See on Siimuke. Siimuke tuli Cats Helpi MTÜ-st väikse kassipojana. Nüüd on meiega juba pool aastat olnud ja üsna suureks kiisukeseks juba kasvanud. Nii et nüüd on meil 4 kassi kokku, pluss Apollo. Siis on meie Loola siin. Loola! Täna on päike väljas, siis nad kõik naudivad seda päikest ja peisitavad siin. Meie kõige vanem kass Fatima on alati oma kassitorni otsas, magab seal. Fatima! Tere, Fatima! Ja meie diiva Koko. Koko on vannitoast tuleb välja. Koko! Tere, Loola! Tere! Koko on meie diiva, meie kasside boss ja üks väga suur ilus printsess. On nii, Koko? Vorm on pandud toidukilaga ümber ja siia esimene kiht siis lõhe. Nüüd siis paneme kurki ja avokadot. Paneme terve paki seda turgustu. Ma võtsin selle piimameeste koto kurgi ja tilliga. Nüüd see näeb siis midagi sellist välja. Avokaado, kurk ja siis toorjuustu kiht peale. Võib siis panna seda nori lehte ka, et teha seda veel rohkem päris selle sushi vormi moodi. Aga me jätsime seekord selle ära, et paneme kohe siia peale riisi.
Tere hommikust! Kätte on jõudnud veebruari algus, mis tähendab, et meid on ees ootamas 2 väga tegusat ja töist nädalat, sellepärast et sõbrapäev on lähenemas. Aga kuna meie ehted on just sellised, mida kingitakse oma kallimale või sõbrale või emale või õele, siis sõbrapäev on meile üsna kiire. Ja täna meil ongi tellimusi graveerida, ma arvan umbes 20 tükki on tulnud neid. Kenelt nüüd hakkas graveerima meie kontoritoas ehteid. Mina tulin neid siia pildistama. On osad meie kinkekotid siin, osad tellimused on siin. Ja igast ehtest ma proovin siis saada väikse klipi, et teha meie sotsiaalmeediasse video sõbrapäeva tellimustest, mis me siis ühe päevaga graveerisime. Et anda inimestele natuke inspiratsiooni, kellel pole ideed, mida graveerida, aga tahaks ka sõbrapäevaks midagi teha. Aga seda väikest teksti, väikest graveeringut selle väikse ehte peal, mis on veel läikivehe, on väga raske saada kaamerasse, ta ei fokusseeri üldse sellele väiksele tekstile. Ja praegu veel päike ka hullult paistab, mis teeb küll selle valguses ja hästi ilusaks. Sellepärast ma tulingi siia elutuppa filmima, et siin see valgus on nii hea, aga päike lihtsalt kütab mulle hullult peale. Selles kaameras ei näegi neid väikseid graveeringuid, mis siin seespool on. Aga praegused, mis ma olen jõudnud teha, on näiteks Soul Sisters valis üks. Siis on siin selline kaelakee, kus siis klient saatis pildi enda käekirjast ja me graveerisime selle kaelakee peale. Siis siin on sees siis 2 tüdruku nimed ja väljaspool on sõbrad igavesti. Siis näiteks sellel on oled kallis, oled tähtis ja kallis ja siis on kuupäev sees. Sellel on lihtsalt armastan sind. Ja sellel on õed igavesti. Ja ma olen
siin need, nii et need 1, 2, 3, nii et need 6 ühet. Ma olen veel, ma arvan, juba 10 het on pildistatud ja äkki mingi 7 on veel. Siis on tehtud ja siis ma saan hakata ka lõpuks pakkima neid. Saksama peale keegi graveeris Lucid, I'll be okay, I'll dream awake. Ühel on pandud mingi võõras tähestik. Natuke nagu kreeka tähestik, aga veel raskemad tähed. Ma ei tea, kummad pidi ma seda isegi filmima pean, kummad pidi see õigesti on tekst. Siin on üks väga ilus tellimus, mille üks poiss tellis oma partnerile siis ilmselt. Ja ta graveeris Your love feels like coming home. Mega nunnu. Ja nüüd siis pakime kõik tellimused veel ära ka. Kui ma olen ehte ära puhastanud, siis paneme selle karbikesse. Siis paneme selle shipping label'i siia peale. Karp sisse. Kaartika. Ehtekarbi sees on ka veel siis suurus, käeru suuruse veegejuhendikaart ja siis natuke maiustamist. Nii, üks valmis. Nüüd on siis lõpuks kõik pakitud, kõik on siin kotis, mille me lähme viime siis postiautomaati ja osad on siis eraldi, millele tuleb DPD kullerise järgi. Näsö. Siinä näsö. Pole se kuva näsö endale. Mis sa said, Apollo? Mis sa said? Nuua näsö. Oi, kui see on tore. Oi, kui tore näsö sul on, Apollo.
lõpetuseks Kenneth teeb meile kanatiibasid ja mina tegin salati ja siis me hakkame vaatama Witcherit, millel on meil hetkel 3. hooaeg. Täna on meil väga kodune päev, täiesti kodukontor. Terve hommikupooliku ma olen tegelenud reklaamide seadistamisega ja nüüd siis oli vaja veel meie brändi TikTokile üks video postitada. Nii et nüüd mul on sellega kõik ja nüüd siis lõunaks me tellisime nende Wolt Plus nädalate puhul päris suure koguse sushit. Ja nüüd me ootame seda. Hei Tim! Hei Tim! Kas sa tahad konservi? Hei Tim! Proviamo. Hola! Kuna täna on tõesti nii külm õues ja hästi tuisune, siuke jäine tuul, siis ma mõtlesin, et õhtu lõpetuseks oleks mõnus sauna teha. Sellise külma ilmaga pole midagi paremat, kui minna kodus sooja sauna. Ma väga hindan seda. Praegu paar tundi on veel aega. Nii ma panen endale juukseõli seni. Ma kasutan sellist Veloid juukseõli, mille Kenneth mulle kinkis. Veloid on Soomes üks noore tüdruku asutatud bränd, mille ta paar aastat tagasi tegi ja see on väga populaarne seal. Nii et mul oli väga hea meel, kui Kenneth selle mulle kinkis ja ma sain seda katsetada. Ja Kenneth kinkis mulle selle kinkepaki, kus oli veel siis selline nende scalp seerum, ehk siis peanahale seerum, mille sa paned peale pesu. Siis neilt veel ka selline peanaha koorija, mida sa kasutad
koos oma šampooniga. Nii et neid tooteid ma nüüd siin katsetan. Nüüd sauna kõrvale ma teen meile õhtuks veel tuunikala määrde. Võtsime tuunikala, ühe sibula, majoneesi ja täna ostsime neid leivakorvikesi, leivakripse. Mõnikord me oleme teinud tavalise musta leivaga ka, aga täna mõtlesime, et ostame neid korvikesi. Apollo, tule sina siia. Ei lähe. Kui ma midagi tuunikalaga teen, siis ma pean kassid panema kinni, siimukes eriti, sest et ta ei jäta mind muidu rahule ja ta kogu aeg hüppab siia köögitasapinna peale. Ükskõik mitu korda ma teda maha panen, siis ta tuleb ikka tagasi.